Lugupeetud istungi juhataja, austatud parlamendisaadikud, head sõbrad! Hiljuti jõudsid Euroopa Liidu liikmesriigid kokkuleppele järgmise 7 aasta eelarve üle, mille mahuks on 960 miljardit eurot. Peame meeles pidama, et Euroopa Liidu eelarve on vaid 1% liikmesriikide sisemajanduse kogutoodangust, kuid tegemist on siiski muljetavaldava summaga. Kuigi majanduskriisi tõttu on eelarve väiksem kui eelmise perioodi oma, sai Eesti eelmise korraga võrreldes viiendiku võrra rohkem raha. Mõelge vaid, 1,5 miljardit sisse, 6 miljardit välja. Ühe investeeritud euro eest saame 4 tagasi. Kõlab nagu hea diil. Eesti on eelarve läbirääkimistel selgelt võitnud. Aga kes siis kaotas? Ei või ju nii olla, et keset majanduskriisi õnnestus luua eelarvet, millest on kõik liikmesriigid võitnud. Kaotajaks võib kahjuks pidada Euroopa Liidu tervikuna. Eelarvet kärbiti esimest korda 60 aasta jooksul ja kõige enam vähenesid just innovatsiooni ja majandusarendusse suunatud investeeringud, eeskätt need, mis olid mõeldud riikidevahelisele koostööle. Keerulisel ajal võitlevad riigid enda positsioonide eest. Suurema tähelepanu saavad otsetoetused, näiteks põllumeestele, ühised projektid jäävad paraku tahaplaanile. Head kolleegid, Euroopa Liidu korralduse vormiks on sisuliselt konföderatsioon. Liikmesriigid delegeerivad osa oma võimust keskvalitsusele ja samas säilitavad esmase võimu enda kätes. Konföderatsioonidest said alguse Ameerika Ühendriigid ja Šveits, kes on juba ammu föderatsioonideks muutunud, aga ka näiteks Leedu ja Poola vürtsiriik või Serbia ja Montenegro. Neist on saanud hoopis iseseisvad riigid. Ajalugu näitab, et konföderatsioonid kas lagunevad või muutuvad föderatsioonideks, kus riigid loovutavad suurema osa enda iseseisvusest. Euroopa söe- ja teraseühenduse loomisest on möödunud üle 60 aasta, kuid ka täna jääb Euroopa Liidu üheks põhiväärtuseks solidaarsus. Lihtne on solidaarne olla majanduskasvu ajal, majanduskriisi ajal on see keerulisem. Suvel toimusid selle sama maja ees protestid Euroopa Liidu stabiilsuse mehhanismi vastu. Inimesed arvasid, et Kreekat toetama ei pea. Kreeklased on ise süüdi ja meil on niigi vähe raha. Tuletan Eesti saldot meelde. 1 euro sisse, 4 välja. Aga ka sellest 1 eurost on keeruline loobuda. Mõistan. Kuid mõelge, mida tunnevad näiteks Saksamaa maksumaksjad, kelle taskust tulevad need samad 4 eurot. Kas neil on piisavalt solidaarsust alles jäänud? Kauaks seda jätkub? Eesti kasvab täna Euroopa Liidu vanadest riikidest kiiremini. Kui 22 aastat tagasi teise vabariigi algusaastatel moodustas meie elutase vaid 40% Euroopa keskmisest, siis täna oleme jõudnud pea 70%. Pole üldse välistatud, et järgmise eelarve läbirääkimiste ajaks oleme jõudnud ka 75%-ni ja siis jääb meie saldo ilmselt miinusesse. Ühe investeeritud euro eest saame alla euro tagasi. Kas meie solidaarsus peab sellele vastu? Head kuulajad! On muidugi tõsi, et kriisi ajal on Euroopa Liit liikunud föderatsiooni suunas, kuid täna oleme me föderatsioonist siiski päris kaugel. 2005. aastal kukkus referendumil läbi Euroopa Liidu põhiseaduslik leping. Selle asemele oleme saanud kompromissi Lissaboni lepingu nime all ja see on konstruktiivseks koostööks selgelt ebapiisav. Oleme mitu korda näinud, et tänane Euroopa demokraatia ei ole alati suuteline ellu viima suuri ümberkorraldusi. Lisaks tundub, et arusaam solidaarsusest on erinevatel riikidel üsna erinev.
Viimaste aastate jooksul on mõned Euroopa Liidu riigid läbi elanud oma personaalse tõsise kriisi, nagu näiteks Kreeka eelmisel aastal või meie naaber Läti aastal 2009. Nende riikide valitsused olid piisavalt julged, et teha ebapopulaarseid otsuseid. Kuid peame tunnistama, et tänu pehmele Lissaboni lepingu sõnastusele oli see nende riikide valitsuste enda valik ja järgmine või ülejärgmine riik võib otsustada rahva soovi täita ja säästurežiimi asemel kuulutada riigi pankrot välja. Mis on ka variant? Realiseerub 2, 3 või 4-kiiruseline Euroopa. Tähtis on siis õige sõidurea peale saada. Kindlasti on nende seas selliseid, mis meenutavad Tallinna kevadisi tänavaid, vormel 1 radasid ei pruugi aga enam saadavad olla. Head sõbrad, Euroopa Liit sai alguse soovist vältida järgmist suurt sõda Euroopas. Tundub, et seda rolli on see ka täitnud. Kas Euroopa Liit läheb ajalukku ka eduka majandusliiduga, seda ei tea ei mina ega ka Siim Kallas või Herman Van Rompuy. Aastakümneid oli Euroopa Liit sotsiaalse heaolu piirkonnaks, kuid täna ei ole sellest mainest palju alles jäänud. Mulle tundub, et 10-20 aastases perspektiivis peame me üles ehitama struktuurselt tugevama Euroopa Liidu. Teine võimalus on minna tagasi iseseisvusse Euroopa söe- ja terasööhenduse formaadis. Aga igal juhul tänane olukord ei ole jätkusuutlik. Milline tulevik on parem? Seda peab igaüks enda jaoks ise otsustama. Natuke aega veel on. Aitäh! Aitäh Riigikogu liikmele Andrei Korobeinikule. Tahan meelde tuletada, et teiste sõnavõttude all me ei plaksuta. Kutsun täiskogu ette esimese resolutsiooni. Palun keskkonnakomisjon tulla täiskogu ette. Ja võtta siis kaasa kindlasti riigisildid. Palun komisjonil siis sõna saamiseks riigisilti tõsta ja kui te olete sõna saanud, siis püsti tõusta ja kasutada seda mikrofoni, mis on siin esimese laua peale pandud. Antud resolutsioonile on laekunud teksti muudatus, mis puudutab sätted number 9, alapunkti 3. Hetkel on siis, et vajadusel hõlbustama põlisrahvaste koondumist ühtsetesse asulatesse, tagades võimaluse säilitada traditsioone ja kombeid. Ja siin sättes siis muutub sõna asulatesse ära ja asendub sõnaga asustusaladele. Nii, jätkame täiskoguga. Kes komisjonis soovib ette lugeda tööklauslid? Leedu, palun.
Keskkonnakomisjon esitab alljärgneva resolutsiooni mudel Euroopa Parlamendile. Resolutsioon maavarade kaevandamisest Arktikas. Jääkilpide sulamine on avanud mitmeid võimalusi kaevandada maavarasid Arktikas. Kas Euroopa Liidu riigid peaksid prioritiseerima Arktika regiooni enda maavarade poliitikas? Mudel Euroopa Parlament. Esiteks, nõuab tungivalt igasuguste Arktikat puudutavate küsimuste sügavat läbikaalumist. Teiseks, tuletab täiendavalt meelde pooluste ökosüsteemide olulisust ja hävitusega kaasnevate tagajärgede tõsisust. Kolmandaks, kutsub üles Arktika Nõukogu karmistama oma nõudeid Arktika riikide suhtes seoses keskkonnaohutusega ning kehtestama järjepidevat kontrolli oma regulatsioonide järgimise üle Arktika aladel. Neljandaks, nõuab tungivalt, et enne majanduslikel eesmärkidel kaevandamise alustamist on Arktika piirkonnas läbi viidud ammendavad teaduslikud uuringud, mille tulemusel on välja töötatud ekstreemsetes tingimustes võimalikult efektiivne ja ohutu kaevandamis- ja transporditehnoloogia. Antud uuringute pädevust reguleerib Arktika Nõukogu. Viiendaks, pöörab tähelepanu fossiilsete kütuste taastumatusele ja kiidab heaks panustamise rohelise energia arengusse. Kuuendaks, teavitab, et ettevõtmine olemasolevate teadmistega võib ennast rahaliselt mitte ära tasuda. Seitsmendaks, julgustab läbirääkimiste alustamist Arktika riikide vahel ajutise sõltumatu organisatsiooni loomiseks, mis tegeleb otseselt Arktikas riigipiiride määratlemisega. Kaheksandaks, soovitab täiendavalt mitte alustada kaevandamisprojektidega enne piiriküsimuste lõplikku lahenemist. Üheksandaks, kutsub üles kohalike elanikega konfliktide vältimiseks. Esimene alapunkt. Kaevandamise planeerimisel eelkõige valima asupaika, kus kaevandamine ei mõjuta otseselt põlisrahvaid. Teine alapunkt. Tegema teavitustööd eelseisva projekti suhtes. Kolmas alapunkt. Vajadusel hõlbustama põlisrahvaste koondumist ühtsetesse asutusaladele, tagades võimaluse säilitada traditsioone ja kombeid. Neljas alapunkt. Asutusalade ümbrusesse kehtestama niinimetatud turvatsoon, kus kaevandamist ei toimu. Viies alapunkt. Negatiivsed tagajärgedel hüvitama kahjusid. Kümnendaks. Loodab kaevandamise alustamisel vähendada Euroopa Liidu riikide sõltuvust Euroopa Liidu välistest riikidest, kuna suureneb energiaressursside import Euroopa Liidu Arktika riikidest. 11. Toetab rahaliselt ilmastikukindlama meretranspordi arendamist, saavutamaks kiiremat mereühendust Aasiaga. 12. Mõistab hukka vääritu tegevuse, mis kahjustab Euroopa Liidu mainet. 13. Palub mudel Euroopa Parlamendi presidendil edastada resolutsioon Euroopa Komisjoni, Euroopa Parlamendi ning Euroopa Liidu Nõukogu presidentidele. Aitäh! Aitäh, Iirimäe! Kes soovib komisjonist pidada antud resolutsioonile avakõne? Soome, palun. Austatud härra president ja presiidium. Erinevatel andmetel asub Arktikas ligi 30% maailmas leiduvatest teadaolevatest naftavarudest ja ligi 13% maagaasivarudest ning lisaks ka teiste maavarade, nagu näiteks uraani, leiukohad. Samuti on teada, et kliimamuutused on tinginud Arktika jääkilpide rekordilise sulamise võrreldes eelnevate vaatlusaastatega. Seega on tekkinud Arktika piirkonda jäävatel riikidel, nagu näiteks Kanada, Venemaa, USA, Norra, Taani ja nii edasi, kõrgendatud majanduslik huvi nende loodusressursside ekspluateerimiseks nende kättesaadavuse suurenemise tõttu. Mudel Euroopa Parlament peab võtma siinkohal kindla seisukoha. Euroopa Liidu võimuses ei ole teha ettekirjutusi Euroopa Liidu välistele Arktika riikidele. Seega ei ole võimalik Euroopa Liidu otsene tegevus.
Kuigi tegemist on hetkel kuluka ettevõtmisega, siis maavarade hulk ning rikkus on midagi, millest ükski Arktikas olev riik lahti ei ütle. Selleks, et vältida tuliseid konflikte riikide vahel, tuleb leida lahendus, millega me ei piira otseselt ühegi riigi õigusi tegutseda oma territooriumil. Meie resolutsioon rõhutab, et hetkel ei ole kaevandamine keskkonna seisukohalt mõeldav, kuna puudub ilmastikuoludele vastav tehnoloogia. Praeguste teadmiste juures ei tee olemasolevad transpordivõimalused ettevõtmist majanduslikult tulusaks ning tõsiste tagajärgede nagu reostus jääkilpide all likvideerimiseks puudub kompetents. Seega ei tohiks veel hakata tegelema ulatusliku kaevandustööga. Samas teadvustame endale, et tulevikus, kuid seda ainult resolutsioonis määratletud tingimuste täitmisel, on võimalus ka soodsaks maavarade kaevandamiseks. Tõenäosus, et riigid seda tulu eesmärgil tegema hakkavad, on üsna suur. Seetõttu sisaldab resolutsioon klauslit põlisrahvaste huvide kaitsmiseks. Nende rändav eluviis soodustab nende kohanemist üksikute Arktika mandrialadele potentsiaalselt rajatavate puurtornidega, kuid on oluline, et kaevandajad kui sissetungijad pakuksid oma igakülgset abi, et leevendada tekkivaid ebamugavusi. Seetõttu pakume välja rajada ehituse keelutsoon ümber põliselanike tihedamate asustusalade. Samas rõhutame, et ei keela neil vabalt liikuda. Kuid siiski, nagu juba välja toodud, peaks riigid keskenduma eelkõige rohelisele energiale ning jätma kõnealused fossiilkütused hädatagavaraks. Kuna nende kaevandamine erinevalt rohelisest energiast ei ole jätkusuutlik ning kaalul on ökosüsteem, mida ei leidu mitte kusagil mujal. Miljonite aastate jooksul kujunenud organismide vaheliste suhete hävitamist puhtalt majandusliku kasu eesmärgil tuleb proovida ära hoida. Arvesse võttes Euroopa Liidu mõjuvõimu piire, mainet, Arktika ainulaadset keskkonda ja Arktika riikide õiguseid, kutsume teid üles hääletama meie resolutsiooni poolt. Aitäh! Aitäh Soomele! Jätkame muudatusettepanekutega. Antud resolutsioonile on laekunud muudatusettepanek, mis puudutab klauslit number 9, 3. alapunkti, mis siis ütleb, et jätta välja terve säte. Ehk siis Keskkonnakomisjoni resolutsiooni tööklausel 9, 3. säte, jätta täienisti välja. Palun muudatusettepaneku kaitsekõneks tulla kõnepulti Mari-Liis Pedakul. Aitäh, härra president, austatud presiidium ja kuulajad. Ma olen sunnitud juhtima tähelepanu, et antud punkti rakendamine tähendab, et põlisrahvad, kellele osutatakse seda võimalust liikuda nendele ühistele asualadele, see tähendab, et nad peavad lahkuma oma algstest elukohtadest ja kui nad koonduvad ühtsetele asualadele, siis see tähendab, et see häirib tublisti nende traditsioone ja kombeid. Vaid kõrvalseisja võib arvata, et nad suudavad jätkata oma harjumuspärast eluviisidega pärast selliseid muudatusi. Nimelt inuitid ja teised rändrahvad, nad on rändrahvad, ehk siis nad on nomaadliku eluviisiga ja harjunud ringi rändama mööda Arktikat täiesti vabalt. Ja ühtsetel asualadel on täiesti kindlasti nomaadlik eluviis takistatud. Nad ei saa ju vabalt ringi rännata, kui nad on kõik ühtsesse punkti kokku koondunud. Seega isegi, kui nende see koondumine on vabatahtlik, kui neile pakutakse selle eest midagi, näiteks häid elutingimusi või raha, siis nad ei pruugi ise osata hinnata, mis tagajärgi see võib kaasa tuua. Tooksin siinkohal ühe näite. Kanadas kunagi piirati eelmisel sajandil eskimote traditsioonilisi küttimisvõimalusi.
vastutasuks neile pakuti koondumist ühtsetesse asulatesse, neile pakuti raha ja nad said riigi toetusel rikkamaks kui kunagi varem. Kuid uudses ühiskonnas nad ei leidnud omale identiteeti ja see viis ulatusliku alkoholismi probleemini ja kunagistest uhketest küttidest said muserdatud alkohoolikud. Ja kas me ise oleksime valmis loovutama omaenda territooriumi kaevanduste ehitamise jaoks? Meie vanemad sellega küll nõus ei olnud. Kui Eesti aladele taheti rajada fosforiidikaevandusi Virumaale, siis Eesti rahvas tõusis selle vastu üles ja ütles Nõukogude Liidule ei. Ja see oli üks põhjustest, miks Eesti rahvas suuresti koondus kokku ja see on üks põhjustest, miks üks nendest asjaoludest, mis viisid Eesti taasiseseisvumiseni. Ja ka eskimotel on õigus võidelda oma maa eest. Ja nii et julgen väita, et antud meetmed ei aita säilitada eskimote traditsioone ja kombeid, kuid antud alapunkt väidab, et see on just tagamaks nende traditsioonide elukommete säilimise. Ma arvan, et see ei ole nii ja ma ei usu, et me peaksime serveerima seda punkti, kui tahet neid aidata, kui tegelikult see toob neile hoopis kahju. Ja ma usun, et selle alapunkti tegelik eesmärk on ikkagi puurkaevude rajamine ja nende eskimote ja teiste Arktika põlisrahvaste ärasaamine sealt piirkonnast. Ja seega ma kutsun üles Mudel-Euroopa Parlamenti puurkaevu üldse mitte rajama aladele, kus elavad ja rändavad põlisrahvad ning mitte üldse põhjustama antud probleemi. Ja kutsun samuti üles võtma vastu muudatusettepanekut ja välja jätma see kergesti vääriti mõistetav ja kuritarvitatav punkt. Aitäh! Aitäh! Palun muudatusettepaneku tegijal jääda kõnepulti. Täiskogul ja komisjonil on võimalus muudatusettepaneku kohta küsimusi küsida. Ehk siis kõik, kes soovivad antud muudatusettepaneku kohta küsimusi küsida, siis võivad oma ees puldil vajutada sõna saamisnuppu. Ja samuti ka komisjoni, kui tekkis küsimusi, siis on võimalus esitada neid. Rootsi, palun. Aitäh, härra president. Kas ma saan õigesti aru, et sisuliselt olete te meie resolutsiooniga nõus? Sisuliselt jah, olen küll, aga sooviksin selle punkti kindlasti välja jätta. Aitäh. Suurbritannia 119, palun. Aitäh, härra president. Sooviksin teada teilt, et me oleme punktis, kus me peame liikuma siiski mingi Arktikasse, et kas see olukord on tõsiselt vältimatu? Aitäh. Kas on vältimatu, milline olukord, millist te silmas peate? Kas seda, et me peame maavarasid kaevandama või see olukord, et eskimod ümber asustatakse? Okei, ma sain aru, et see viimane. Ma arvan, et see ei ole vältimatu. Ma usun, et on võimalik leida piirkondi, kus see põlisrahvaste tüüpiline rändeala, kus see rändeala ei asu. Seega ma arvan, et me peaksime valima need piirkonnad ja jätma nendele elanikele vabaduse rännata nendel aladel, kus nad on harjunud seda tegema, et neil säiliksid nende traditsioonid ja kombed. Aitäh ja võtame viimase küsimuse. Rootsi 83, palun. Aitäh, lugupeetud president. Mul tekkis küsimus, et millised rahvad siis elavad nendes Arktika piirkondades, mida tahetakse siis kaevandada. Selles mõttes, et need Arktika piirkonnad, mis on siis kõne all, tegelikult seal kohas ei ole nagu mitte keegi. Selles mõttes, et seal on lihtsalt jää ja selle all on vesi. Need eskimod ja inuitid elavad rohkem seal Venemaa kandis, kus on juba maismaa lähedal. Et millistest rahvastest me siin üldse räägime, et kes siis ümber asustatakse? Seda ma ei tea, milliseid rahvaid üldse võib minna tarvis ümber asustada, sellepärast, et mina just räägingi selle poolt, et me valiksime need piirkonnad, kus mitte kedagi ei ela ja kus mitte kedagi ei liigu selleks, et kaevandada ja et üldse ei läheks tarvis, üldse ei oleks vaja kedagi ümber asustada. Selle poolt mina räägingi ja sellepärast me soovingi selle punkti välja, et me valiksime need piirkonnad, kus mitte kedagi ei ela ega liigu.
aitäh, muudatusettepaneku esitaja võib nüüd tagasi kohale istuda. Palun muudatusettepaneku kaitsjaks tulla kõnepulti Saksamaal. Aitäh, härra president ja austatud presiidium. Me leiame ikkagi, et seda muudatusettepanekut ei peaks vastu võtma, sest kuna te vaatate meie 9. punkti esimest alapunkti, siis meil on ka seal kirjas kaevandamise planeerimisel eelkõige valima asupaiga, kus kaevandamine ei mõjuta otseselt põlisrahvaid. Me olemegi juba selle kindlaks teinud, et me ei taha minna sinna, kus on põlisrahvad, aga ikkagi, kui tekib kunagi tulevikus vajadus, et kui saab ülejäänud fossiilne kütus maailmas otsa ning me peame minema Arktikasse seda kaevandama, kuna me oleme kindlad, et selleks ajaks ei ole roheline energia veel nii kaugele arenenud, et seda saaks globaalsel tasemel kasutada, et toita tervet maailma. Aga nii, kui me peamegi sinna minema, siis esimese asjana me leiame alad, kus me ei mõjuta otseselt neid põlisrahvaid, ehk kes seal on inuitid ja saamid, kes ei ela otseselt seal aladel, kus me tahame kaevandada, aga nad osaliselt võivad. Aga kuna nad on rändrahvad, siis ongi suur võimalus, et kui me kaevandame kuskil, siis see jää neile nende aladele peale. Aga nii, ütleme kõik, kui jääb. Aga siis meil on 4. punktiga mainitud, et peab olema piisav kaevandamise transporditehnoloogia, mis oleks piisavalt efektiivne. Selle all me mõtleme ka, et see segaks võimalikult vähe põlisrahvaid. Nii, siis vaatame 9. punkti 4. alapunkti. Asutusaladele ümbrusesse kehtestama niinimetatud turvatsooni, kus kaevandamist ei toimu. Sellega me proovimegi vältida seda, et me ei mõjutaks neid põlisrahvaid, kes peavadki oma rändeteid muutma. Nii, aga ma tahaks veel ära mainida selle, et keskkonnakomisjon ei tahagi hetkelises olukorras sinna minna, ainult siis, kui tekibki see vajadus, et me tõesti peame seal kaevandama, sest teist võimalust enam ei ole. Aga me tahame seda teha nii võimalikult keskkonda mitte hävitavalt ja põlisrahvaid mitte häirivalt. Nii et ma leian, et seda muudatusettepanekut ei peaks vastu võtma. Kuna nagu meil on juba 9. punktis ära mainitud see, et me tõesti valime need kaevandamispiirkonnad, kus me ei mõjuta otseselt põlisrahvaid. Ja ma tahaks veel mainida seda, et enamus Arktikast on tõesti jää ja ainult vesi ja seal ei ela nii palju põlisrahvaid. Ja nagu juba enne vist mainitud sai, põlisrahvad elavad pigem saamid, kes elavad Põhja-Soomes ja inuitid, kes elavad Venemaa põhjarannikute alal. Nii et ma leian, et palun hääletage selle muutusettepaneku vastu. Aitäh! Aitäh, Saksamaa! Palun komisjonil hääletuse ajaks naasta oma kohtadele. Tahan siis kõigile meelde tuletada, et muudatusettepaneku ajal on võimalik hääletada kas siis poolt või vastu, erapooletuid olla ei saa. Hääletus algab nüüd. Kolmekümne 7 poolthääle, 73 vastuhäälega on antud muudatusettepanek tagasi lükatud. Jätkame avatud debatiga, kuid palun komisjonil enne naasta täiskogu ette.
Kes täiskogus soovib komisjonile esitada küsimusi? Belgia 7, palun. Aitäh, härra president. Põhimõtteliselt me näeme hetkel, et mingisugunegi kaevandamine tõstaks CO2 taset õhus kuni 15%, mis põhimõtteliselt tähendab ka probleeme kliima soojenemise, jääblokkide sulamise ja liigide väljasuremisega. Ühesõnaga, kuidas te plaanite selle probleemiga tegeleda? Aitäh. Aitäh. Kas keegi komisjonis soovib sellele küsimusele vastata? Rootsi, palun. Aitäh, härra president. Me leiame, et praegu, kuna meie resolutsioon sätestab kindlalt, et praegusel hetkel seda kaevandamist ei ole tulus teha ja me mõistame praegusel hetkel selle hukka sellepärast, et meie tehnoloogia ja teadmised ei ole vastavad, et me saaksime seda vastutustundlikult teha ning me näeme, et samal ajal need jääkilbid pidevalt sulavad, siis on väga hästi võimalik, et selleks hetkeks, kui meil on olemas vastav tehnoloogia või siis 30-40 aasta pärast, on täiesti võimalik see, et jääkilbid on juba looduslikult täiesti ära sulanud, seega me leiame, et selliste muutuste toimumisel peaks selle küsimuse uuesti arutlusele võtma. Aitäh. Tahan siis komisjonile meelde tuletada, et püsti tõusta, kui te olete sõna saanud. Ja ka üldkogule meelde tuletada seda, et kui te pöördute, siis palun öelge ka ette tööklausel, mis punkti teie küsimus puudutab. Saksamaa 92, palun. Aitäh, härra president. Siis küsimus näiteks 10. tööklausli kohta, kus resolutsioon mingil määral siiski kiidab heaks nende varade kaevandamist. Kui me hakkame naftat kaevandama, siis me suurendame olemasolevate, õigemini kättesaadavate varude mahtu ja seega me suurendame ka nafta tarbimist, mis omakorda suurendab loodusreostust. Seega, ükskõik mis pidi, kui me mingil hetkel võtame 30% naftavarudest, mis seal artiklis on kasutusse, siis me suurendame loodusreostust, mis omakorda käib keskkonnakomisjoni eesmärgi vastu. Nüüd, kas me tõesti peaksime selle resolutsiooni vastu võtma juhul, kui see võib kaasa tuua tohutu looduse kahjustamise? Aitäh. Aitäh. Komisjonis Saksamaa, palun. Aitäh, härra president. Ma sooviks kõigepealt lasta sul vaadata 4. punkti. Seal on kirjas, et me nõuame tungivalt, et enne kui majanduslikele eesmärkidele kaevandame seal, on olemas vastav tehnoloogia, mis hoiab seda reostust niivõrd ära, kui see on võimalik. Nii, ma sooviks lisada siia, et kuskil selle sajandi jooksul saab fossiilne kütus mujalt maailmast otsa ning selleks ajaks pole alternatiivne tehnoloogia nii kaugele arenenud veel, et oleks võimalik tervet maailma sellega ära toita. Nii et me leiame, et me peame sinna minema, kaevandama, kuna meil pole lihtsalt teist võimalust energiat toota enam. Jah, kuna keskkonnakomisjon on tõesti, me teame, et seal võib tulla reostus, aga me ikkagi näeme, et kuna inimrassil on seda energiat vaja, siis me peame seda kuskilt saama. Aitäh. Aitäh. Tahan siis veel ühe asja meelde tuletada, et kellel on, võtame teemade kaupa ja kellel on antud tööklausli kohta veel küsimusi, siis küsida, aga need, kes ei taha selle kohta küsida, võtke palun oma sõnanupp välja. Sest pärast ei ole võimalik enam selle klausli kohta küsida, kui me oleme edasi liikunud. Holland 32, palun. Aitäh, härra president. Et 10. klauslis märgite, et Euroopa Liidu riikide energiasõltuvus väheneks Arktikasse minekul. Seega, kas teie meelest poleks otstarbekas võimalikult kiiresti minna Arktikasse, et vähendada meie energiasõltuvust Euroopa Liidu välistest maadest? Aitäh. Aitäh. Kas keegi komisjonis soovib sellele küsimusele vastata? Julgustan ka teisi komisjoni liikmeid vastama. Suurbritannia, palun. Aitäh, härra president, aitäh küsimuse eest, et kuna me oleme ikkagi keskkonnakomisjon, siis me soovime kaitsta loodust ja praegusel hetkel me mitu korda rõhutame, et ei ole töötatud välja vastavat tehnoloogiat, nii et me ei soovi, et sinna mindaks veel kaevandama. Aitäh. Aitäh.
kuna antud tööklauslile pole rohkem küsimusi, siis me seda punkti enam ei puuduta. Kas täiskogul on küsimusi mõne teise teema kohta antud resolutsioonis? Suurbritannia 119, palun. Aitäh, härra president. Kas te olete kursis sellega, mis juhtub siis, kui me alustame kaevandamist, nafta kaevandamist ja maagaasi kaevandamist, mis juhtub siis energiabilansiga meie maailmas? Kas see võib suurendada meie üldist globaalset soojenemist ja mis on selle reaalsed tagajärjed? Ja ärge väitke, et selle resolutsiooni mõte ei ole mitte kaevandamist alustades, see on selgelt selle resolutsiooni mõte. Aitäh. Aitäh. Kas keegi komisjonis soovib sellele küsimusele vastata? Rootsi, palun. Aitäh, härra president. Siinkohal meie kui keskkonnakomisjon mõistame, et Euroopa Liidul ei ole nii suurt sõnaõigust, et öelda, et me peaksime selle kaevandamise selle ära lõpetama, sest ilmselgelt on väga suur majanduslik huvi Euroopa Liidu välistel riikidel. Seega me peame tegema endast oleneva selleks, et lükata edasi ja teha võimalikult heaks tingimused või võimalikult keskkonnasõbralikuks tingimused, milledes kunagi potentsiaalselt see kaevandamine võib toimuma hakata. On tõusnud üks punane kaart. Kas te saaksite äkki oma lausete sõnastust muuta või siis natuke kõvemini rääkida? Me leiame, et aitäh, härra president, me leiame, et Euroopa Liidu pädevuses ei ole keelustada Arktikas kaevandamist, seega me peame tegema kõik, et Arktikas kaevandamine oleks võimalikult keskkonnasõbralik. Aitäh. Aitäh. Prantsusmaa 75. Aitäh, härra president. Minu küsimus puudutab 7. tööklauslit sõltumatu organisatsiooni loomise kohta. Millised on need osapooled ning sõltumatud riigid, kes otsustavad Arktikas riigipiiride määratlemist? Aitäh. Aitäh. Kas keegi komisjonis soovib sellele vastata? Kas on komisjonist keegi, kes soovib sellele küsimusele vastata? Julgustan endiselt teisi komisjoni liikmeid vastama. On tõusnud punane kaart, kas Prantsusmaa 75 saaks oma küsimuse korrata ja ümber sõnastada. Palun vajutage sõnasaamisnuppu ka. Aitäh, härra president. Tööklauslis number 7 te mainite sõltumatu organisatsiooni loomist, mis tegeleb riigipiiride määratlemisega. Kes kuuluvad sinna sõltumatusse organisatsiooni? Aitäh. Aitäh. Kas keegi komisjonis soovib sellele küsimusele vastata? Slovakkia, palun. Sinna organisatsiooni kuuluksid Arktika riigid. Aitäh, härra president. Aitäh. Nüüd jätkame ainult 7. punkti diskussiooniga. Kõik, kes tahavad küsida selle punkti kohta, jätta sõnanupp sisse või lisada sõnanupp, aga teistel palun välja võtta. Holland 26, palun. Aitäh, härra president. Kui tegemist on sõltumatute riikidega ja seal on Arktika riigid, kõigil on nagu mängus oma huvi, sest nad tahavad saada seda maad, kuidas siis on tegemist sõltumatu organisatsiooniga? Aitäh. Kas keegi komisjonis soovib sellele küsimusele vastata? Kreeka, palun. Aitäh, härra president. Sooviksin mainida veel, et sinna kuuluvad ka vaatlejariigid, kes määravad neid riigipiire. Aitäh. Aitäh. Saksamaa 92, palun. Aitäh, härra president. Mis õigus on vaatlejariigil, keda antud olukord ei puutu, määrata riigipiire Arktika riikidel? Ja samamoodi, kui sa oleksid näiteks ainult Arktika riigid, siis kuidas see saab olla sõltumatu, kui sul on ühel pool väikeriigid nagu Soome ja teisel pool suurriigid nagu Kanada ja Venemaa? Aitäh. Aitäh. Kas keegi komisjonis soovib sellele küsimusele vastata? Rootsi, palun.
aitäh, härra president. Me leiame, et organisatsioon saab olla sõltumatu sellepärast, et kui kõik Arktika riigid on esindatud, siis valitseb organisatsioonis tasakaal ning vaatlejariigid on seal just selleks, et suuremad riigid ei teeks liiga väiksematele riikidele. Aitäh. Aitäh. Ja võtame selle 7. tööklausli kohta viimase küsimuse. Bulgaaria 9, palun. Aitäh, härra president. Ma tahaksin küsida, et mille alusel need riigipiirid määratakse? Aitäh. Kas keegi komisjonis soovib vastata sellele küsimusele? Soome, palun. Aitäh, härra president. See ei ole meie pädevuses. Me ei saa neid riigipiire, see on selle organisatsiooni mõte, nemad määravad neid. Aitäh. Aitäh. Liigume 7. tööklausli juurest edasi. Kas üldkogul on küsimusi komisjonile? Slovakkia 97, palun. Aitäh, et kui Arktikas on ekspluateerimata maavarad, siis on päris selge, et suured riigid nagu Ameerika Ühendriigid ja Venemaa hakkavad tegema neile võidujooksu. Ja küsimus, et kui Euroopa on praegu neist riikides aina rohkem majanduses maha jäämas, kas on tark hakata tegelema keskkonnaga või oleks targem pigem üritada koguda rikkust Arktikast? Aitäh. Aitäh. On tõusnud punane kaart. Kas saaksite oma küsimuse korrata ja võib-olla uuesti seletada? Ja palun vajute ka sõnanupp uuesti sisse. Et ikkagi, et kas meil oleks tark siis tegeleda niivõrd palju keskkonnaga, et kui Euroopa majandus on praegu ikkagi väga sügavas kriisis, et võib-olla me peaksime hoopis võistlema teiste riikidega, kes tulevikus kindlasti üritavad sealt maavarasid hakata kaevandama? Aitäh. Kas keegi komisjonis soovib sellele küsimusele vastata? Julgustan kõiki komisjoni liikmeid vastama sellele küsimusele. Rootsi, palun. Aitäh, härra president. Me leiame siiski, et kuna poolustel kaevandamisel on väga suured globaalsed tagajärjed, vähemalt praeguse tehnoloogia juures, siis me kohe kindlasti ei tohiks mõtlematult tormata Arktikasse, sellepärast, et pärastiste tagajärgede eest oleme me vastutavad mitte ainult Euroopa Liidu, vaid kogu maailmaga ning see toob kõigile palju rohkem kahju kui see praegune väike majanduslik kasu. Aitäh. Võtame veel 3 avatud debati küsimust. Leedu 64, palun. Aitäh, härra president. Küsimus oleks mul 5. tööklausi kohta, et teie kiidate heaks panustamise rohelise energia arengusse. Samuti oli juttu Taanist, Kanadast ja nii edasi, kus puudub võimalus nii-öelda tegelda siis rohelise energiaga, vaid need riigid töötavadki siis maavarade nagu nafta pealt. Et küsimus on selles, et kui te arendate seda rohelist energiat, siis kuidas te arendate nendes riikides, sest mina leian praegu seda, et nendes riikides ei saa rohelist energiat arendada, vaid nemad tahavadki kohe seda sama maavara ja naftat sealt saada. On tõusnud punane kaart, aga ma võin ise küsimuse keelt kokku võtta. Kuidas te näete rohelise energia arenguvajadust? Kas keegi komisjonis soovib vastata sellele? Või küsijad tahab täpsustada? Saksamaa, palun. Aitäh, härra president. Me leiame, et rohelise energia arendamist ei pea tegema ainult ühes riigis, kuna meil on olemas ju avatud energiaturg näiteks, kus saab energia tulla sisse teistest riikidest ja kuna tõesti selle sajandi jooksul saab fossiilne kütus otsa, siis peab see energia kuskilt tulema. Ning me leiame, et me pigem panustame rohelise energia arengusse, kui me läheme sinna varakult kaevandama, sest näiteks ma toon näite teile praegu, kui seal praegusel hetkel kaevandada, see oleks nii palju raskendatud, nagu te prooviksite parandada automootorit, kui see auto sõidab. Nii et me leiame, et me pigem panustame rohelise energia arengusse ja ma leian, et need riigid, kellel ei ole võimalik seda enda maal arendada, nemad peavad seda saama kuskilt nagu teiste riikide abiga siis, sest kui kütus saab kuskilt mujalt otsa, siis ongi üks ainukese võimalusi veel. Aitäh. Aitäh. On tõusnud mitmed punased kaardid. Kas te saaksite oma võib-olla siis sõnastus ümber muuta või tahab küsija oma küsimust täpsustada? Jah, Leedu 64, palun.
Aitäh, härra president. Ma tahaks teada just, kuidas seda rohelist energiat arendatakse maades, nagu on Norra ning Kanada. Aitäh, härra president. Me leiame, et see pole Euroopa Liidu pädevuses täpselt spetsiifiliselt vastata sellisele küsimusele, kuidas seda energiat arendatakse. Ma leian, et see on spetsialistide öelda, kuidas saab tehniliselt seda energiat seal arendada. Aitäh. Aitäh. Võtame viimase avatud debati küsimuse. Leedu 59, palun. Aitäh, härra president. Mul on küsimus seoses 9. tööklausliga 1. ja 3. alapunktiga. Kuna te eelnevalt olete väljendanud, et ei soovi kaevandada seal kohas, kus põliselanikud elavad, just nendes piirkondades näiteks, kaevaksite siis just nendes piirkondades näiteks, kus on nii nagu te väljendasite seda, ainult vesi ja jää, siis pööraks tähelepanu sellele, et me ei ole võimelised kaevandama sellises piirkonnas, kuna seal ei ole maavarasid meile kättesaadavates asukohtades ja need asukohad, kus maavarad on kättesaadavad, kus on maapind, elavad juba inimesed. Seega, kui vaadata teie esimest alapunkti, kaevandamise planeerimisel eelkõige valima asupaika, kus kaevandamine ei mõjuta otseselt põlisrahvad, siis kuidas te seda läbi viiksite? On tõusnud mitmed punased kaardid, kas delegaat saaks oma küsimuse võtta 1 või 2 lausega kokku? Aitäh, härra president. Kaevandamine tegelikult saaks toimuda just seal, kus inimesed juba elavad. Kuidas te väldite nende ümbertõstmist? Aitäh. Kas keegi komisjonis soovib sellele vastata? Slovakkia, palun. Aitäh, härra president. Kaevandamine saab toimuda väga hästi seal, kus põlisrahvad ei ela, täpselt seal, kus asub jää ja vesi, nagu näiteks naftapuurtornidega nafta ammutamine maalt, mere alt. Vabandust. Aitäh. Aitäh. Selle küsimusega ja vastusega on avatud debati voor suletud. Kas on täiskogul inimesi, kes soovib antud resolutsioonile teha vastukõne? Ja seekord siis vajutada kõnenuppu puldi pealt, mitte sõnanuppu. Antud resolutsioonile ei ole laekunud ühtegi vastukõne, seega liigume edasi. Kes komisjonis soovib esitada lõpukõne? Rootsi, palun. Aitäh, härra president. Austatud president ja presidium. Ma võtaksin kokku selle arutelu, mis meil on olnud Keskkonnakomisjoni resolutsiooni üle. Kõigepealt ma räägiksin, miks me ei saa keelustada ja miks on üldiselt väga oluline meie resolutsiooni, meie seisukoht. Ja siis ma räägiksin teile natukene siin sellest, et kuidas põliselanikega toime tulla ja siis küsimustest, mis tekkisid. Nii, kõigepealt, miks me ei saa keelustada, miks me ei saa teha Arktikast Antarktikat? Asi on selles, et Arktikas asub väga paljude riikide piir, mis tähendab seda, et kui nad näevad, et nendel on võimalus kaevandada sealt naftat, siis nad ei anna oma piiri lihtsalt heaga ära. Ja me näeme, et väga palju sõjalisi ja poliitilisi konflikte tuleks lihtsalt sellest, et me üritaksime Euroopa Liiduna, kelle tegelikus pädevusesse ei ole, sellist asja läbi viia. Seega me peame leidma kõige parema võimaliku lahenduse selleks, et keskkond oleks võimalikult kaitstud juhul, kui seal kaevandamine peaks muutuma tulusaks. Seega me leiame, et meie resolutsioonil on väga sügav mõte. Nii, ja siis tulles, mul on väga hea meel, tänan teid, et ei lasknud läbi muudatusettepanekut seoses põliselanikega, sellepärast, et kuigi me oleme selle poolt, et mitte minna praegu kaevandama, et mitte minna lähiajal kaevandama, siis me leiame, et kui mingisugusel hetkel muutub soodsaks Arktikas maavarade kaevandamine, siis meil peab olema midagi, mis kaitseks nende põliselanike õigusi. Ja me tahame rõhutada seda, et me ei taha piirata põliselanike liikumisvabadust. See tähendab seda, et me ei pane neile piire, küll aga me oleme nõus nende tihedamalt asustatud territooriumid piirama keelutsooniga kaevandamiseks, selleks, et võimalikult vähe häirida nende eluolu. Ning me leiame, et selle klausli olemasolu on erakordselt tähtis lihtsalt sellepärast, et seda kaotades ei peaks ükski kaevandaja järgima põliselanike huvide kaitsmist ning see klausel on ainus, mis seda teeb.
nii, tulles küsimuste juurde, nagu näiteks oli see, et miks me ei lähe seda naftat kaevandama, sellepärast, et meil praegusel hetkel oleks ju kasulik energiarikaste riikidega võistelda ja et see viiks meid juba praegu edasi, ongi see, et meie Euroopa Liiduna peame teadvustama, et meie tegudel on tagajärjed. Me ei saa võtta vastu vastutustundetuid otsuseid, minna nagu uisapäisas maavarasid kaevandama, sellepärast, et keskkonnale võivad sellel praegusel hetkel olla väga suured tagajärjed. Seepärast me leiame, et seda peaks tegema hiljem. Tekkis küsimus sõltumatu organisatsiooni sõltumatuse suhtes. Me leiame, et on väga oluline, et ei oleks seal kõrvalised riigid, sellepärast et me leiame, et kõrvalistel riikidel väga tihti võivad olla mängus oma huvid. Me leiame, et on väga oluline, et seal oleksid Arktika riigid ise ning vaatlejariikide olemasolu on see, mis tagab otsuste objektiivsuse, mis tagab selle, et riigid saavad omavahel läbi ja me leiame, et see organisatsioon on väga vajalik, sellepärast, et kui alustada mingisuguseidki kaevandamisi tulevikus ilma piiriküsimusi läbi mõtlemata, siis võivad tekkida väga-väga suured rahvusvahelised konfliktid, mida me endale maailmapildis ei taha. Nii, ja tulles tagasi rohelise energia juurde, kuidas Norra ja Kanada sellega hakkama saavad, siis vabandage väga, minu arust see, et neil on raske rohelist energiat alandada, globaalses maailmas ei ole väga suur probleem või ei tohiks olla vabandus, sellepärast et fossiilsed kütused saavad nagunii otsa ning see, et võib-olla Norra ja Kanada neid natuke rohkem praegusel hetkel sealt kaevandavad, ei vabasta neid sellest kohustusest minna üle rohelise energia peale siis, kui fossiilsed kütused on otsas. Seega nemad, kui neil ei ole seda võimalust, peaksid veel eriti mõtlema selle peale, kuidas jõuda rohelise energiana või kasutama siis selleks teiste riikide abi, sellepärast et sel hetkel, kui fossiilsed kütused otsa saavad, on need väga suures puntras omadega, juhul kui nad ei ole selle peale mõelnud ennem. Seega me leiame, et ennetava meetodina on väga kasulik, et nad tegelevad sellega juba praegu. Ning me leiame, et rohelise energia arendamine kindlasti palun võtta oma kõne lühidalt kokku. Peaks tulema arvesse ja mõõdetesse juba enne seda, kui me läheme fossiilseid kütuseid kaevandama. Seega, võttes arvesse Euroopa Liidu seisu pädevust ja võimalusi, me loodame, et hääletate meie resolutsiooni poolt. Aitäh! Palun komisjonil hääletuseks naasta oma kohtadele. Tuletan siis kõigile meelde, et võimalus on hääletada poolt, vastu ja on võimalik olla ka erapooletu. Hääletamine algab nüüd. ...74 poolthääle, 31 vastuhääle, 6 erapooletu hääle, komisjoni esimeeste heaks kiiduga on antud resolutsioon vastu võetud. Palun jääda kohtadele, sest jätkame kohe teise resolutsiooniga. Kutsun täiskogu ette väliskomisjoni.
Antud resolutsioonile on esitatud üks tekstimuudatus. Tööklausel 10. Komisjon soovib lisada alljärgnevad sõnad. Võtab arvesse laialt levinud toidupuuduse Süürias ja eraldab raha toiduabi asutamiseks Süürias. Kes komisjonis soovib ette lugeda tööklauslid? Belgia, palun. Aitäh, proua president. Väliskomisjon esitab alljärgneva resolutsiooni mudel Euroopa Parlamendile. Resolutsioon Euroopa Liidu reaktsioonist Süüria kodusõja poolt tekitatud humanitaarkriisile. Milline on Euroopa Liidu roll inimõiguste kaitsmisel? Millistel tingimustel peaks Euroopa Liit vastu võtma Süüria põgenikke? Mudel Euroopa Parlament kutsub üles alustama mitmepoolseid läbirääkimisi Euroopa Liidu vahendusel Süüria naaberriikidega, tagamaks Süüria põgenikele antava abi ja süüli efektiivsuse. Kutsub üles Euroopa Liitu looma ühekordse sissemaksega fondi, mille eesmärk on parandada Süüria põgenike laagrites olevate inimeste sanitaartingimusi. Kutsub üles pakkuma põgenikele humanitaarabi põgenikelaagris ja hiljem vajadusel ka integratsiooniabi, et nad saaksid alustada elu uues ühiskonnas. Olles otsustanud alustada läbirääkimisi nii Süüria võimudega kui ka opositsiooniga, palub ÜRO-l riiki saata välisvaatlejad, kelle turvalisuse tagamiseks saadetaks kaasa rahuvalvajad. Soovitab teha nii Vaba Süüria armeele kui ka valitsusvägedele pakkumise, mille alusel toetatakse neid kaitseotstarbelise sõjalise varustusega juhul, kui nad on valmis andma välja inimsusvastaseid kuritegusid korda saatnud organisatsioonide liikmeid. Taunib kuritegevuse taseme kasvu Süürias ja mõistab hukka aktiivsete kurjategijate tegevuse. Kutsub Venemaad ja Hiinat jätkuvalt üles keskenduma Süüria konflikti kiirele lahendamisele. Kiidab heaks humanitaarabiorganisatsiooni Piirideta arstid tegevuse Süürias. Soovitab luua terrorismivastane organisatsiooni, et tõkestada Süürias tegutsevate terroristlike organisatsioonide kõiksugust tube Euroopa Liidus. Võtab arvesse laialt levinud toidupuuduse Süürias ja eraldab toiduabi. Mõistab tugevalt hukka ebavõrdse humanitaarabi jagamise Süürias ning tuletab meelde rahvusvahelisele üldsusele, et humanitaarabi kättesaadavus ei tohiks sõltuda inimese elukohast ega poliitilisest suundumusest. Kehtestab eritingimused Süüria põgenike vastuvõtuks Euroopa Liidu liikmesriikidesse. Isikud, kes on alla 18-aastased, rasedad või haritud, on vastuvõtmisel eelisjärjekorras. Isikud, kes ei oma kuritegelikku minevikku, ei ole nakatunud ravimatu haigusega ning on läbinud tervisekontrolli, omavad võimalust saada asüüli Euroopa Liidus. Otsustamisel võetakse arvesse perede struktuuri ja välditakse perede lõhkumist. Iga alaealine võib kaasa võtta oma ema ja isa või nende puudumisel 1–2 hooldajat pere kohta. Võtab vastu otsuse luua organisatsioon, mis tegeleb Süüria põgenike asüülitaotluste vastuvõtmise ja läbivaatamisega, põgenike suunamisega erinevatesse Euroopa Liidu liikmesriikidesse ja hiljem vajadusel integratsiooniabi pakkumise organiseerimisega. Kehtestab tingimuse, mille alusel Euroopa Liidus kuriteo sooritanud Süüria põgenike asüül tühistatakse ja nad saadetakse tagasi Süüriasse. Palub mudel Euroopa Parlamendi presidendil edastada resolutsioon Euroopa Komisjoni, Euroopa Parlamendi ning Euroopa Liidu Nõukogu presidentidele. Aitäh! Aitäh! Kes komisjonis soovib esitada avakõne? Saksamaa, palun. Aitäh, proua president. Lugupeetud presiidium ja lugupeetud mudel Euroopa Parlamendi saadikud. Süürias algasid umbes täpselt 2 aastat tagasi rahvarahutused, mis arenesid üsna kiiresti edasi kodusõjaks. See kodusõda on enda keerisesse haaranud miljoneid tsiviilelanikke.
Need süütud elanikud, kes on kistud sõjakeerisesse, peavad nüüd hakkama saama ilma elementaarsete elutingimusteta. Neil puuduvad piisavad toiduvarud oma perekonna toitmiseks ja nende kodud hävinevad. Neid elanikke ei saa kuidagi aidata ka rahvusvahelised humanitaarbiorganisatsioonid, kuna neil puudub ligipääs Süüriasse. Lisaks humanitaarkriisile langevad tsiviilelanikud pidevalt sõjaliste grupeeringute poolt sooritatavate kuritegude ohvriks, mille vastu neil pole kuskilt võimalik abi leida. See põhimõtteliselt lootusetu olukord on omakorda viinud ka kuritegevuse kasvuni tsiviilelanike seas, mis veelgi süvendab riigi humanitaarkriisi. Lisaks tavalisele kuritegevusele on Süürias levinud ka terroristlikud organisatsioonid, kes ohustavad ka Euroopa Liidu liikmesriike. Sellele õudusele leevenduseks on paljud elanikud lootnud abi sõjapõgenikena riigist lahkudes, aga see ei ole tihti kaasa toonud olukorra paranemist. Kuna paljud Süüria naaberriigid ei suuda teha omavahel koostööd põgenike vastuvõtmisel ja laagritesse jaotamisel. Põgenike laagrites valitsevad tingimused ei vasta tihti elementaarsetele elamistingimustele ja tihti peavad põgenikud jääma põgenike laagritesse pikkadeks perioodideks, kuna nad ei saa kestva kodusõja pärast naasta Süüriasse ja neil pole võimalust laagritest mujale lahkuda, kuna neil puuduvad oskused hakkama saamiseks neid vastu võtnud riikide ühiskonnas. Probleemi lahendamist ÜRO tasemel takistavad omakorda ka Hiina ja Venemaa, kes raskendavad oma vetodega ÜRO sekkumist Süüria konflikti. Väliskomisjon leiab, et Süürias valitsev olukord on häbiväärne ja vajab kiiret lahendust, mille saavutamiseks kutsutakse üles Venemaad ja Hiinat tegema ÜRO tasemel koostööd. Samas mõistab väliskomisjon ka, et hetkel oleks sõjaline tegevus Süürias mõeldamatu, kuna see võib suure tõenäosusega põhjustada tugeva rahvusvahelise sõjalise konflikti. Taunitakse ka kuritegevuse kasvu Süürias ja mõistetakse hukka kurjategijate tegevus. Põgenike olukorra parandamiseks kutsub väliskomisjon üles Euroopa Liitu alustama mitmepoolseid läbirääkimisi Süüria naaberriikidega ja looma fondi, mille eesmärk on põgenike elutingimuste parandamine põgenike laagrites. Euroopa Liit teeks sellesse fondi esmase ühekordse sissemakse. See oleks ülejäänud maailmale eeskujuks ja julgustaks edasisi sissemakseid organisatsioonide ja eraisikute poolt. Hilisema põgenike integratsiooni abistamiseks pakub väliskomisjon välja poliitika, kus põgenikke varustatakse põgenike laagrites piisava humanitaarabiga, et neil ei tekiks vajadust põgenike laagritest lahkuda ja sellega põhjustada asjatuid konflikte vastuvõtva maarahvastikuga. Vajadusel pakutaks põgenikele hiljem integratsiooni abi, mille läbimisel saaksid nad edukalt alustada elu uues ühiskonnas ilma konflikte põhjustamata. Väliskomisjon teeb ettepaneku terrorismivastaseks tegevuseks uue organisatsiooni loomise ja Süüriasse uute vaatlejate saatmisega, kes saaksid olukorrast ülevaate anda. Vajadusel saadetaks vaatlejatega kaasa ka rahuvalvajad, kes tagaksid Süürias vaatlejate turvalisuse. Lisaks sellele organisatsioonile tehakse ka ettepanek alustada läbirääkimistega nii valitsustega kui ka opositsiooniga, et nad annaksid välja Euroopa Liidule teadaolevaid Süürias resideerivaid rahvusvahelisi terroriste või inimsevastaseid kurjategijaid. Saad siia selle eest vastu kaitseotstarbelist sõjavarustust. Kaitseotstarbelise sõjavarustuse all mõeldakse sõjavarustust, millega ei saa kedagi vigastada, mis aga aitaks ära hoida vigastusi tulevikus, näiteks kiivrid ja kuulivestid. Samuti sätestab väliskomisjon tingimused Süüria põgenike vastuvõtuks Euroopa Liitu ja loob ühtse organisatsiooni Dublini konventsioonist tulenevate kitsikuste vältimiseks selle eriolukorra puhul. Loodud organisatsiooni ülesandeks saab asüülitaotluste kogumine põgenike laagrites ja põgenike jaotamine erinevatesse Euroopa Liidu liikmesriikidesse. Palun kõne lühidalt kokku võtta. Pidades sealjuures meeles iga liikmesriigi võimekust põgenike vastu võtta, et mitte liikmesriikide majandust liigselt koormata. Kõike seda arvesse võttes leiame, et meie resolutsioon oleks Süüria elanikele ja sõjapõgenikele väga suureks abiks ja seetõttu loodame, et te hääletate meie resolutsiooni poolt. Aitäh. Resolutsioonile on laekunud üks muudatusettepanek, mis puudutab tööklauslit number 5. Ettepanek on jätta välja terve see säte. Palun muudatusettepaneku esitajal Rainer Urmas Mainel tulla kõnepulti. Aitäh, härra president, lugupeetud presiidium, lugupeetud delegaadid ning külalised. Teen ettepaneku jätta resolutsioonist välja 5. säte, kus soovitatakse teha Vaba Süüria armeele ning valitsusvägedele pakkumine, mille vastuvõtmisel aidatakse neid kaitseotstarbelise sõjalise varustusega.
kui nad annavad välja sõjakurjategijaid. On mitmed põhjused, miks minu hinnangul see punkt ei sobi resolutsiooni. Esiteks on Euroopa Liidu poolt ebamoraalne jagada sõjalist varustust, ükskõik mis otstarbel. See ei ole Euroopa Liidu jaoks põhjendatud. See ei ole õige, et me anname sõjalist varustust Süüria koduse osapooltele, et nad saaksid jätkata sõjalise tegevusega. Teiseks, Euroopa Liidu ülesanne ei ole sõjakurjategijaid kinni tabida riikides, mis ei ole liitunud Rooma statuudiga. 1998. aastal võtsime vastu Rooma statuudi, mille alusel lõime rahvusvahelise kriminaalkohtu, kes tegeleb sõjakurjategijate üle kohtumõistmisega. Süüria pole liitunud sellega, nad ei kuulu meie jurisdiktsiooni. Ning ühtlasi tekitakse rahvusvahelisi probleeme. Me peame liikuma ühiste läbirääkimiste poole, et lõpetada Süüria kodusõda. Kuid kui me nõuame sõjakurjategijate väljaandmist, samas kui Venemaa ja Hiina vetostavad selle ÜRO-s, siis me loome lisarahvusvahelisi pingeid, mille tulemusel kodusõda pikeneb. Kolmandaks sooviks meelde tuletada seda, et kui me pikendame Süüria kodusõda, siis me aitame kaasa sõjakuritegevusele ning terrorismile. Kuna Süüria kodusõda on põhjustanud kaose Süürias, mille tulemusel paljud terroristid ning sõjakurjategijad on leidnud omale võimaluse pääseda seaduse käe alt. Seega kokkuvõtvalt ütlekski, et inimõiguste kaitse ning sõjakuritegevuse peatamine Süürias on võimalik ning samuti ka humanitaarkriisi lahendamine Süürias on võimalik ainult humanitaarabimeetmete ning igasuguse rahu läbirääkimiste soosimisega. Me peame lõpetama poliitika, mille alusel me võime anda sõjalist varustust riikidele, mis teevad sellega ainult halba. Ma palun hääletada parlamendil antud muudatusettepaneku poolt, et võtta välja 5. säte, mille alusel me anname kaitseotstarbelist sõjalist varustust organisatsioonidele, mis väliskomisjoni hinnangul tegelevad sõjakuritegevusega. Aitäh! Aitäh! Palun teil kõnepulti jääda. Tuletan meelde, et presidendi poole pöörduda vastavalt tema soole. Vabandust. Kas kellelgi täiskogust või komisjonist on küsimusi antud muudatusettepaneku kohta? Suurbritannia 119, palun. Aitäh, proua president. Sooviksin küsida seda, kas ka antud sõjalise varustuse andmine ei ole ka vastuolus ÜRO Julgeolekunõukogu otsustega, mis on suunatud Süüria poole, ehk siis sõjalise varustuse andmine neile. Aitäh. Aitäh, härra president. Vabandust, proua president, jätkuvalt. Igatahes ma sooviksin vastata küsimusele sellega, et kui me anname neile sõjalist varustust ka kaitseotstarbel, siis me teeme täpselt seda, mida teevad väidetavalt Venemaa ja Hiina ning tõepoolest see on vastuolus ÜRO nõudmistega. Aitäh. Rootsi 83, palun. Aitäh, proua president, et kas siis võiksite seletada, kuidas täpselt see kodusõda pikendab siis see resolutsioon, see 5. punktis? Aitäh, proua president. Ma tuletan meelde, et kui me anname neile sõjalist varustust, siis me aitame neid varustada, milles seisnebki varustuse eesmärk, ning seega me aitame koduse osapooltel võidelda üksteisega põhimõtteliselt. Aitäh. Aitäh. Võite pöörduda oma kohale. Kes komisjonist soovib esitada muudatusettepanekule reaktsioonikõne? Iirimaa, palun. Aitäh, proua president.
Lugupeetud kuulajad, siinkohal ma mainiksin esiteks ära selle, et taoline pakkumine on juba ühe korra Euroopa Liidu poolt tehtud, aga seda ainult mässulistele. Ja siinkohal ma tooksin välja, et Euroopa Liit peaks kindlasti arvestama seda, et ta ei tohi valida antud konfliktis poolt. Seega on vajalik see, et antud pakkumine tehtaks mõlemale osapoolele, nii mässulistele kui ka Assadi kontrolli all olevatele vägedele. Nii. Ja antud olukorras, kus riigis sooritatakse väga palju inimsuse vastaseid kuritegusid, on vaja mingisuguseid meetmeid, millega saaks seda vähendada. Ja see tundub olevat kõige parem lahendus selle jaoks, kuna on vaja mingisugust ajendit, mingisugust asja, millega mõjutada, millega saaks anda neile ajend välja anda need kõige suuremad inimsuse vastaste kuritegude kordapanijad, kes on juba meile teada. Ja selleks ajendiks sobib kaitsevarustus, sest me kordame, kaitsevarustus ei ole sõjaline varustus. Sellega ei saa kedagi tappa, sellega ei saa kedagi rünnata. Kaitsevarustus ainult väldiks hukkunute arvu, sest ega meie eesmärk ei ole see, et sõjas sureks võimalikult palju sõdureid. See on ka meie huvides, et ka sõdurite seas oleks hukkunute arv võimalikult väike. Ja ma mainiksin seda, et Venemaa ja Hiina vetostasid mitte varustuse jagamise, vaid nemad vetostasid sõjalise sekkumise. Seega see argument ei ole siinkohal peal asjasse puutuv. Nii. Ja ma ütleksin seda, et kaitsevarustuse jagamine ei pikenda mingil viisil kodusõda, sellepärast, et sellega ei saa kellelegi kahju teha ja meie eesmärk ometigi ei ole, et mõlemad pooled tapaksid üksteist võimalikult kiiresti maha. Seega me ei saa öelda, et kaitsevarustuse jagamine on mingil viisil halb. Ja seega ma tungivalt palun mitte vastu võtta antud muudatusettepanekut, et vähendada inimsusvastaste kuritegude hulka Süürias ja ühtlasi vähendada sõjas hukkunute arvu. Aitäh! Aitäh! Palun komisjonil hääletuseks oma kohtadele naasta. Palun teil kõigil hääletada vastavalt kas poolt või vastu selle muudatusettepaneku osas. Hääletamine algas. –47 poolthääle ja 61 vastuhäälega on see muudatusettepanek tagasi lükatud. Palun komisjonil naasta täiskogu ette. Alustame avatud debatiga. Kes täiskogus sooviks esitada komisjonile küsimusi? Saksamaa 92, palun. Küsimus 14. klausli kohta. Kas ei oleks mõttekam kuriteo sooritanud Süüria põgenikule pidada kohut enne riigist väljasaatmist selles samas riigis? Näiteks kui Süüria põgenik sooritab kuriteo Eestis, siis minu arust peaks
enne, kui teda välja hakata saatma, et pidada tema üle kohtud just nimelt Eestis. Sellepärast antud punkti, praegusel juhul antud punktis leivavaras saadetakse Süüriasse tagasi leivavarguse eest, aga samas näiteks mõrvar saadetakse samamoodi tagasi Süüriasse ja tema üle ei peata kohut antud riigis. Kas ei oleks mõttekam pidada kohut antud riigis enne? Aitäh. Kes komisjonist soovib sellele küsimusele vastata? Bulgaaria, palun. Aitäh, proua president. Me siinkohal ikkagi mõtlesime kuritegu, mitte väärtegu ning kohust mõistetakse selles riigis, kus ta hetkel on, seega Euroopa Liidus ja seda kohtuotsust ei saa mõjutada Süüria võimud. Ning me tahamegi mainida, et väärtegu ja kuritegu on erinevad asjad. Aitäh, proua president. Aitäh. Kas kellelgi on veel punkti 14 kohta küsimusi? Kellel ei ole, palun võtke oma sõnanupp välja. Prantsusmaa 75, palun. Aitäh, härra president. Mul on küsimus punkt number 13 kohta. Täpsemalt tahtsin küsida, et teie resolutsioonis on kirjas... Vabandust, küsimused puudutavad praegu punkti 14. Belgia 8, palun. Aitäh, proua president. Sooviksin teada, et karistus sel juhul tuleks kummas riigis kanda nendel asüüli omavatel Süüria põgenikel. Kes komisjonist soovib vastata? Leedu, palun. Aitäh, proua president. Sellele vastaks niimoodi, et Euroopa Liidu asi ei ole karistada neid inimesi, vaid viia tagasi oma kodumaale. Aitäh. Saksamaa 92, palun. Aitäh, proua president. Kumb on teie siis eesmärk siiski, kas see kuriteo sooritanud inimene saata tagasi Süüriasse või pidada kohut tema üle riigis, kus ta selle kuriteo sooritas, antud juhul siis Euroopa Liidu riigis. Ja samuti rõhutaksin, et vargus peaks olema kuritegu, mitte väärtegu. Aitäh. Kes komisjonist soovib vastata? Saksamaa, palun. Aitäh, proua president. Meie leiame, et Euroopa Liidus inimesed ei ole enne süüdi, kui nende üle on kohut peetud. Seega peetakse kohut Euroopa Liidus ja kui nad mõistetakse süüdi, siis saadetakse nad tagasi oma riiki, ehk siis neid ei karistata Euroopa Liidus, neid karistatakse süüdi Süürias, aga neid mõistetakse süüdi Euroopa Liidus. Aitäh. Aitäh. Me liigume järgmise teema juurde. Kellel oleks küsimusi mõne muu klausli kohta? Rootsi 87, palun. Aitäh, proua president. Eile faktiküsimuste voorus tuli välja, et varem on, küsimus on klausli number 9 kohta, et varem loodud terrorismivastaseid organisatsioone ei ole lastud Süüriasse sisse. Miks peaks seekord loodud organisatsioon sisse lastama? Kes komisjonist soovib vastata? Iirimaa, palun. Aitäh, proua president. Selle organisatsiooni eesmärk ei olegi niivõrd Süüriasse siseneda, kuivõrd takistada Euroopa Liidus elavate inimeste igasugust tuge sellele organisatsioonile. Aitäh. Aitäh. Tõusnud on punased kaardid. Kas te saaksite oma vastust korrata? Aitäh, proua president. Ma pidasin silmas takistada igasugust Euroopa Liidus elavate inimeste poolset terroristlike organisatsioonide toetamist. Aitäh. Aitäh. Kas kellelgi on veel 9. punkti kohta küsimusi? Kreeka 52, palun. Aitäh, proua president. Mul on küsimus 9. punkti kohta, ehk siis kuidas te suudate garanteerida, et te suudate kaotada Süüriast terroristliku tegevuse? Aitäh. Aitäh. Kes soovib sellele vastata?
Belgia, palun. Aitäh, proua president. Meie eesmärk on terrorismi võimalikult palju vähendada, seda ei saa kindlasti lihtsalt ära kaotada, aga eelkõige me üritame Euroopa Liidu poolt kaotada ära tuge ja kõikvõimalikud toed, mis neile saabuvad Euroopa Liidus. Aitäh. Aitäh ja viimane küsimus selle teema kohta. Holland 29, palun. Aitäh, proua president. Minu küsimus puudutab sama tööklauslit ja mu küsimus oleks siis, et kes kuuluvad sinna terrorismivastasesse organisatsiooni? Aitäh. Kas te saaksite korrata oma küsimust? Aitäh, proua president. Kes kuuluksid sinna terrorismivastasesse organisatsiooni? Saksamaa, palun. Aitäh, proua president. Sinna organisatsiooni kuuluksid erinevate Euroopa Liidu julgeolekuorganite esindajad, kes on pädevad terrorismivastase küsimusega tegelema. Aitäh. Aitäh. Tuletan meelde, et faktiküsimuste voor oli tegelikult teile, nii et palun rohkem mitte faktiküsimusi küsida. Liigume järgmise teema kohta juurde. Saksamaa 90, palun. Aitäh, proua president. Mul on küsimus 12. punkti kohta. Esimeses alapunktis te väidate, et isikud, kes on alla 18-aastased, on vastuvõtmisel eelisjärjekorras. Aga 4. punktis väidate veel, 4. alapunktis, et iga alaealine võib kaasa võtta ema ja isa või nende puudumisel 1-2 hooldajat pere kohta. Kas te samal ajal ei pane siis nende vanemaid või hooldajaid ka eelisjärjekorda? Aitäh. Aitäh. Kes komisjonis sooviks sellele vastata? Holland, palun. Aitäh, proua president. Jah, selle klausliga me tõesti paneme ka vanemad eelisjärjekorda, kuna alaealised ei ole võimelised üksi hakkama saama. Ja me väldime perede lõhkumist, nagu on öeldud 3. punktis. Aitäh. Kas kellelgi on veel selle klausli kohta küsimusi? Rootsi 86, palun. Aitäh, härra president. Minu küsimus puudutab 12. klausli 4. alapunkti, ja just seda hooldajate osa. Kuidas tagate selle, et nende hooldajate poolt ei hakka toimuma bürokraatiat või kuritegevust? Et näiteks inimesed ei hakka ära ostma lapsi, inimesed ei hakka näiteks röövima lapsi või 3., mis on natukene normaalsem variant, adopteerima ise ebapädev isik olles neid lapsi, kellega nad saavad asüüli. Aitäh. Aitäh. Tuletan meelde, et korrektne pöördumine on kohustuslik. Komisjonist Bulgaaria, palun. Aitäh, proua president. Ma tahaksin siinkohas välja tuua, et me nõuaksime ametlikku tõestust ja kui ei ole olemas ametlikku tõestust, siis me mitte ei saada neid tagasi, vaid nad ei ole lihtsalt eelisjärjekorras. Vastu võtame me nad ikkagi, kui neil ei ole kuritegelikku minevikku. Aitäh. Liigume järgmise teema juurde. Kellel oleks mõnest muust teemast küsimusi? Prantsusmaa 74, palun. Aitäh, proua president. Mul on küsimus 13. tööklausli kohta. Seal te ütlete, et suunate põgenikud erinevatesse Euroopa Liidu riikidesse ning mul on küsimus, kuhu te rakendate Süüriast tulnud põgenikud, kes ei oska Euroopas räägitavaid keeli? Aitäh. Aitäh. Komisjonis Soome, palun. Aitäh, proua president. Me osutame neile integratsiooniabi. Aitäh. Kas kellelgi on veel 13. tööklausli kohta küsimusi? Tõusnud on mõned punased kaardid. Kas te saaksite palun korrata? Soome.
Aitäh, proua president. Me osutame neile integratsiooniabi. Integratsiooniabi on lisas ära toodud. Kas ma pean selle lahti seletama? Ei pea. Holland 32, palun täiskogust. Aitäh, proua president. Miks on 13. tööklauslis vaja luua uus organisatsioon? Kas me juba nende probleemidega ei tegele? Aitäh. Aitäh. Leedu, palun komisjonist. Aitäh, proua president. Selle klausiga me adresseerime probleemi, et kui asüülitaotleja saadetakse ühest riigist tagasi, siis ta ei saa teise Euroopa Liidu riiki kandideerida asüüli jaoks. Seega on just selline organisatsioon selleks tarvilik, et me saaksime üldiselt võtta vastu asüülitaotlejaid ilma, et nad ühte riiki vastuvõtmatuse puhul ei saaks üldse Euroopa Liitu tulla. Aitäh. Aitäh. Belgia 7, palun. Aitäh, proua president. Ühesõnaga, kui te selle punkti all lasete põhimõtteliselt põgenikel tulla sisse Euroopa Liidu liikmesriikidesse, siis mis juhtub? On see, et te kaotate töökohti, te peate andma nendele põgenikele vajalikke toetusi ning te võtate ära maksumaksja raha. Põhimõtteliselt, meie võime seda aktsepteerida, aga on palju Euroopa Liidu riike, kes seda ei aktsepteeri. Täpselt sellest tulenevad ekstremistide parteid. Põhimõtteliselt, kuidas te tegelete selle probleemiga? Palun korrata ja ümber sõnastada oma küsimust. Nii. Ühesõnaga, parempoolsed ekstremistid vajavad seda, et keegi ei võtaks nende maksumaksja raha ja põhimõtteliselt, et keegi ei võtaks nende tööd ära ja keegi ei võtaks ära neid toetusi. Et nemad ei kaotaks mitte mingil juhul raha. Aga kui te lasete põgenikel sisse tulla Euroopa Liitu, siis te täpselt põhimõtteliselt te soodustate neile, te tekitate neile soodsad tingimused üldse moodustada parempoolseid ekstremistide parteisid. Kuidas te tegelete selle probleemiga? Saksamaa komisjonist, palun. Aitäh, proua president. Sellepärast me pakumegi põgenikele integratsiooniabi, et nad saabudes Euroopa Liitu oleks valmis hakkama koheselt täieõiguslikeks Euroopa Liidu riigi kodanikeks ja asuma tööle ja maksma makse ja mitte raha ära võtma kodanikelt. Aitäh. Aitäh. Viimane küsimus selle teema kohta. Suurbritannia 119, palun. Aitäh, proua president. Töötasin öösel vastu tänast läbi teie resolutsiooni, kuid see ei viita ühelegi leppele, mis reguleerib antud valdkonda, mis on Euroopa Liidu seisukohtade arvestamisel võtmetähtsusega. Seda valdkonda reguleerivad Dublini ja pagulasseisundi konventsioon. Viimane neist tähtsam on loodud 1951. aastal ÜRO poolt ning on ülemuslikum kui Euroopa Liidu otsused antud valdkonnas. Minu küsimus on selline, kui palju kompetentsi on üldse komisjonil, kui antud fundamentaalsed põhimõtted on jäänud kahe silma vahele? Ja teine küsimus, kas me saame sellise puuduliku teadmiste pagasiga komisjoni poolt toodud resolutsiooni usaldada? Aitäh! Aitäh! Tuletan meelde, et küsige palun teemakohaseid küsimusi, kuid kas keegi komisjonist soovib sellele vastata? Iirimaa, palun. Aitäh, proua president. Ma siinkohal eeldan, et te viitasite Dublini konventsioonile. Ja siinkohal ma tahaksin meelde tuletada, et tegemist on samuti hoopis Euroopa Liidu seadusega, mitte rahvusvaheliselt ratifitseeritud leppega. Ja seega meie kui Euroopa Liidu parlament saame kehtestada eriolukorra ja oleme antud hetkel ülemuslikud selle seaduse suhtes. Kas küsija soovib oma küsimust korrata? Suurbritannia 119, palun. Ma siinkohal mainisin ka pagulasseisundi konventsiooni, mis on loodud 1951. aastal ÜRO poolt, mis sätestab pagulastele õigused. Ja ma olen enam kui kindel, et Euroopa Liidu määrused ja resolutsioonid ei ole ÜRO resolutsioonidest kõrgemad. Aitäh! Kas keegi komisjonist soovib sellele vastata? Vabandust. Iirimaa, palun. Aitäh, proua president. Siinkohal ma tahaksin mainida, et tegemist ei ole küsimusega. Aitäh. Kas Suurbritannia soovib seda küsimuseks sõnastada?
Aitäh, proua president. Kas te olete arvestanud pagulasseisundi konventsiooniga, kui te panite kokku oma resolutsiooni? Aitäh. Iirimaa, palun. Aitäh, proua president. Jah, oleme küll. Aitäh. Aitäh. Julgustan ka teisi komisjonist võtma sõna vastamiseks. Võtame uue teema. Kellel oleks mõne muu teema kohta veel küsimusi? Suurbritannia 114, palun. Aitäh, proua president. Mul oleks küsimus üldiselt kogu resolutsiooni kohta ja küsimus on selline, et kuidas puudutavad Süüria tegemised Euroopa Liitu ja miks te soovite tuua põgenikke Euroopa Liitu sisse, sest hetkel tundub, et see tooks pigem kahju kui kasu ja miks soovib Euroopa Liit Süüriale abi osutada? Aitäh. Aitäh. Kes komisjonis sooviks sellele vastata? Leedu, palun. Aitäh, proua president. Ma pööraksin tähelepanu sellele, et meie pädevuses ei ole arutada, kas tuua Süüria põgenikke Euroopa Liitu, vaid millistel tingimustel. Aitäh. Aitäh. Ja nüüd viimased 2 küsimust siin avatud debatis. Prantsusmaa 74, palun. Aitäh, proua president. Mul on teile küsimus, et kui Süüria kodusõna mingil puhul läbi saab, siis kuidas te tagate, et Süüria põgenikud lähevad sinna Süüriasse tagasi, mitte ei jää Euroopasse? Aitäh. Aitäh. Kes komisjonis soovib selle vastata? Suurbritannia, palun. Aitäh, proua president. Uuringute järgi on Süüriasse tahab tagasi minna umbes 60% põgenikest. Aitäh. Aitäh. Ja viimane küsimus avatud debatis. Prantsusmaa 76, palun. Aitäh, proua president. Mul on küsimus 4. klausli kohta. Et kui teil on sätestatud, et ÜRO saadab riiki välisvaatlejad, siis eile faktiküsimustest tuli välja, et seda on ka varem tehtud. Et kuidas te garanteerite, et seekord see töötab või et see läbi läheb? Aitäh. Belgia, palun. Aitäh, proua president. Seoses ÜRO vaatlejatega, need saadeti aprillis 2011 ja nende mandaat sai läbi 2012. aasta augustis. Seega me julgustame ÜRO-d uuesti saatma, kuna tegelikult vastavalt Süüria enda seisukohale ei ole neil selle välisvaatlejatele midagi vastu, aga lihtsalt ÜRO vastav operatsioon sai seal augustis läbi ja tänu sellele toodi ära ka 300 välisvaatlejat, kellest tegelikult oli määratud suur abi selle konflikti ülevaate saamiseks ja samuti ka humanitaarkriisi lahendamiseks. Aitäh. Aitäh. Sellega on avatud debatt lõppenud. Kes täiskogus sooviks esitada vastukõne väliskomisjoni resolutsioonile? Slovakkia 97, palun. Aitäh, proua president. Lugupeetud prestiigium, siis me räägime Süüriast, ja sellega tegeleb Euroopa Liit ja mul tekib küsimus, et millal Süüria äkki juba võetakse vastu Euroopa Liitu, miks me tegeleme asjadega, mis ei ole meie pädevuses. Ja kui sellest kõrvale vaadata, siis me võime võtta 11. punkti. Me räägime, et me oleme soliidsed 11. punktis, aga mõistetakse tugevalt hukka ebavõrdse humanitaarabi jagamise. 12. punktis aga hakatakse kehtestama eratingimusi mingitel tingimustel. Ja mul tekib küsimus, miks me räägime, et humanitaarabi on võimalik siis kõigile, aga järsku inimesed, kes tahavad tulla Euroopa Liitu, siis peaks hakatama looma mingisuguseid eritingimusi neile. Et mulle tundub, et humanitaarabi kui ka inimesed, kes tahavad Euroopa Liitu tulla, neid ei tohiks eelistada.
Ja kui minna 12. punkti süviti, siis teine punkt, isikud, kes ei oma kuritegeliku mineviku, ei ole nakatunud ravimatu haigusega. Herpes ehk huuleohatis on ravimatu haigus. 33% Eesti elanikkonnast on herpes ja juhuslikult, kui mina peaksin olema praegu seal põgenikelaagris ja ma ei saa tulla Euroopasse sellepärast, ja mul tõepoolest on herpes, siis mina oleksin väga pahane selle peale. Peale selle esimene punkt, isikud, kes on alla 18 aastased, mina olen 18-aastane, järelikult mind kohe üldse ei taheta Euroopa Liitu. Tekib väga suur probleem. Ja 14. punkt, kus siis kehtestatakse tingimusi, mille alusel Euroopa Liidus kuriteo sooritanud Süüria põgenike asüül tühistatakse ja nad saadetakse tagasi Süüriasse. Süürialane tuleb näiteks Eestisse, laseb näiteks mu venna maha ja siis tema üle mõistetakse kohut, aga mina tahan, et ta läheks vangi selle kuriteo ees. Ma väga tahan, et ta karistatakse selle eest, aga selle asemel ta saadetakse Süüriasse tagasi. Nagu siis see karistuse põhimõte jääb täiesti ära ja mulle tundub, et mis mõttega teda üldse siis süüdi mõista, et kui juba temaga nii midagi ei tehta, siis miks üldse ta Süüriasse tagasi saata? Ja räägitakse ka siis, nagu oli muudatusettepanekus, et anda neile kaitsevarustus sellepärast, kui nad annavad välja enda poolt siis enda leerist kuritegeliku minevikuga inimesi, ehk inimesi, kes on sooritanud inimesvastasest kuritegusid. Ja tekib küsimus, et miks nad peaksid andma välja enda seast inimesi paari sõjakiivri eest. Ma olen üsna kindel, et nad ei annaks mitte kunagi näiteks välja oma liidrit Assadi, kes on Euroopa Liidu üks kõige suuremaid mureküsimusi. Et jällegi tekib suur küsimus, et miks on üldse selline punkt sisse lisatud. Ja Euroopa Liidu sõjaline sekkumine on ka riikidele sõjavarustuse andmine, mis kindlasti kuulivestid ja kaitsekiivrid on sõjavarustus. Ja räägitakse ka sellest, et Venemaad ja Hiinat tuleks kaasata rahukõnelustesse. Ma arvan, et Venemaa ja Hiina on teinud väga targasti sellega, et nad ei võta rahukõnelustest osa, vaid pigem müüvad oma sõjavarustust kriisipiirkonda. Nad teenivad sellega raha. Ja ma arvan, et Süüria kriisi lahendamine ei ole Euroopa Liidu riikide pädevuses ja Euroopa Liit ei peaks võtma põgenike vastu. Aitäh! Aitäh! Võite näosta mu kohale. Kes komisjonis soovib esitada lõpukõne? Leedu, palun. Aitäh, proua president, presiidium. Ma pööraksin tähelepanu faktile, et Euroopa Liit ei ole sõjaline organisatsioon ja ei saa konflikti sõjaliselt sekkuda ja ega pooli valida. Seega meie sõjaline abi, mis tegelikult ei ole sõjaline abi, mida me pakuksime nii mõlemale osapoolele, ja ma tooksin tähelepanu ka sellele, et me oleme juba seda eelnevalt teinud ja seda on ka teinud Ameerika Ühendriigid, me laiendaksime selle ka Assadi poolele, sest tegelikult, kuna me ei sekku sõjaliselt, me ei tohiks valida ka pooli. Nii et meie ettepanek on kõigest ettepanek, mitte nõudmine. Me ei saa garanteerida, et nad selle vastu võtavad, aga juhul, kui nad seda teevad, me saame öelda, et sellisel juhul nad ei ole huvitatud meie abist ja mingit probleemi nagu ei olegi. Me selle diiliga me toome sisse ka sellise aspekti, et me saaksime oma abi eest ka kätte tagaotsitavad inimsusvastased kurjategijad. See aitaks julgustada korralikumat sõjategevust, ehk siis kui nende sõdalased peaksid nägema, et nende enda organisatsioon annab abi eest välja enda sõdurid, siis see tähendab, et isegi siis, kui nende organisatsioon annab neile käsu, et minge tapke need inimesed täiesti sellepärast, et nad on erapooletud selles konfliktis, siis nad ei võta neid käske vastu. Pööraks tähelepanu ka sellele, et meie resolutsioon võtab arvesse Euroopa Liidus olevate inimeste arvamuse, kes siis leiavad, tegelikult me ei tohiks neid üldse vastu võtta. Aga kuna me neid juba võtame, me peaksime neile vastu tulema ja ütlema, et need meie tingimused, meie karmid tingimused
siis sätestavad seda, et me ei lase suvalisi kurjategijad enda liitu ja me ei lase haigeid inimesi, kes siis levitaksid oma haigust Euroopa Liidu siseselt veel edasi. Kuidas teie selgitaksite isale, kelle tütar on haigestunud herpesesse näiteks, sellepärast, et nemad on maganud või muud viisi suhelnud Süüria põgenikuga? Kas teie ütleksite talle, et see on inimõigustele vastane, kui me teda sisse ei lase? Ja pööraks tähelepanu ka sellele, et Euroopa Liit sai aastal 2012 rahupreemia ja Euroopa Liidu üks põhiväärtusi on solidaarsus sellegi poolest. Nii et me peaksime nendele sõjapõgenikele vastu tulema ja aitama neil põgenema sellest kriisikoldest. See oleks inimsuse vastane, see oleks inimvihkajalik, kui me jätaksime nad ukse taha. Ja sõnast ütleks ka seda, et Venemaa ja Hiina võtavad osa kõnelustest rahvusvahelisel tasandil, nad lihtsalt ei ole valmis tegema koostööd rahvusvahelise üldsusega. Ja see oleks üldse väga inimvihkajalik, kui me lähtuksime ainult iseenda huvidest ja ei võtaks neid vastu, müüksime nendele relvi selle asemel, et aidata neid inimesi seal. Pööraks tähelepanu ka sellele, et me hoiaksime kokku inimohvrite hulka, kui me aitaksime ka sõdureid oma elude säästmisel. Kui me võtame selle resolutsiooni vastu, me aitame neid inimesi ja see on selle resolutsiooni eesmärk. Meie eesmärk ei ole lõpetada konflikt, meie eesmärk on leevendada humanitaarkriisi. See on kõik, aitäh. Aitäh. Palun hääletuseks komisjonil naasta oma kohtadele. Hääletamine algab nüüd. Kolmekümne poolthääle, 71 vastuhääle, 10 erapooletu hääle ning komisjoni esimeeste heakskiiduta on antud resolutsioon tagasi lükatud. Nüüd algab 30-minutiline täiskogu paus. Palun naasta tagasi 11.25.